Tere! Mina olen Toomas ning selles videos käsitleme IFC mudeli kasutamist koos ehituskulude klassifitseerimise ehitajale tuttava standardi EVS 885-ga SimpleBIM tarkvaras. Kui üldiselt IFC vaaturid lubavad mudelit ainult vaadata ning redigeerimistoimingud lubatud ei ole, siis SimpleBIM tarkvaraga saame infosisu ja mudeli ülesehitust vajadusel ka muuta ja täiendada. See annab meile võimaluse ühendada BIM IFC mudel EVS 885 kulustandardiga ning automatiseerida seeläbi mahuarvestuse tööd. Kusjuures näidatava töövoo puhul sõltub tulemus rohkem kasutajast endast kui sisendmaterjali kvaliteedist. See protsess on mitmeastmeline ning järgnevalt näitan, kuidas toimida. Et saaksime mudeli andmesisu endale meelepäraseks, oleme koostanud mõned mallid või inglise keeles template'id, et kasutajad ei peaks seda protsessi ise nullist tegema hakkama. Kõigepealt on vaja need template'id alla laadida ning salvestada endale sobivasse kausta. Link allalaadimiseks on video kirjelduses. Seejärel tuleks SimpleBIM tarkvarasse soovitud mudel sisse importida. Nüüd tuleb rakendada esimene template. Kõige lihtsam viis selleks on lohistada fail Exploreri aknast SimpleBIM 3D aknale. Nüüd programm natuke mõtleb ning meile loodi EVS 885 standardijärgsed grupid. Loodud grupid on teadlikult tühjad ning kasutajal on võimalus need ise täita ja seeläbi tagada tulemuse usaldusväärsus. Nüüd tasub igaks juhuks projekt salvestada. Selleks, et elementide gruppidesse jagamine oleks võimalikult mugav, tuleb Open Workspace käsuga sisse laadida Workspace file ehk eelseadistatud SimpleBIM kasutaja liides ja vaade. Siin tekib meil vasakule projekteerija jaotis ning paremale tühi EVS gruppide jaotis, mida saame täitma asuda. Et video väga pikaks ei veniks, näitan siinkohal vaid ühe grupi jaotamise. Selle näite jaoks valime vaiad. Kõigepealt otsime üles, mis jaotuses need asuvad. Siin projektis on vaiad column klassis, teistes projektides võivad olla ka näiteks pile klassis või kuskil mujal. Kui meil on 3D aknas valitud isolate, siis näidatakse valikut isoleerituna. Kui võtame valikusse kolumni IFC klassi, siis näidatakse meil kõik selles klassis olevad elemendid. Meie aga tahame ainult vaiasid, seega otsime Properties paletis üles parameetri, mis lubab meil neid eraldada. Selles projektis on eestikeelne property set olemas nimetusega EK talapost ning nimetuses on 11 erinevat nimetust. Nende seast leiamegi üles soovitud elemendid ehk RBY ning RBY sein. Lisamärkusena mainin ära, et kui on teada, mis nimetust otsime, siis võib filtri aknasse sisse kirjutada võrdusmärk ning soovitud nimetus, siinkohal siis RBY. Sel juhul kuvatakse konkreetsem info ja ei pea nii palju otsima. Paremal pool olevas Object Groups paletis avame kõigepealt 2 alused ja vundamendid, siis 2-4 vaiad ja tugevustarindid ning viimasena 2-4-4 koht- ja puurvaiad. Lohistame soovitud elemendid nimetusest kinni võttes paremale poole õigesse jaotusse. Elemente saab valikusse võtta ka teistmoodi, ei pea tingimata parameetri järgi otsima. Saame lohistada elemente ka ükshaaval või korraga selekteerides. Selleks võime võtta appi näiteks Area Selection käsu, millega tõmbame soovitud elementidele kasti ümber ning valikus olevad elemendid saame seejärel hiire paremat klahvi all hoides lohistada õigesse gruppi. Kui vajutame alla kiirklahvi A, siis tuleb korraks ette väike teade Area Selection on. Siis tõmbame kasti vasakult paremale nii, et kõik vaiad on kas või natukene puudutatud sektsiooni kasti poolt ning siis saame kõik korraga valikusse. Seejärel võime lohistada samamoodi nagu ennegi õigesse gruppi, kuid seekord tuleb kinni võtta valitud elementidest, mitte parameetrist. Tuleks tähele panna, et selles projektis on vaiade sisse mudeldatud ka armatuur, seega sellise meetodiga tuleksid vaiade gruppi kaasa ka sarrused. Ehk elementide valikute puhul tasub läheneda loovalt ja leida õiged parameetrid või viisid, kuidas valikuid teha. See võib igas projektis veidi erineda. Kui jaotamine on tehtud, siis tuleb lisada teine template. See template teeb mitmeid erinevaid toiminguid. Kõigepealt lisab see õige ühiku property seti ühiku parameetrisse vastavalt EVS 885 3. kategooria grupi olemusele. Ehk seintele määratakse ühikuteks ruutmeetrid, fundamentidele kuupmeetrid, teraselementidele kaal ja nii edasi. Vajadusel saab seda ka kasutaja muuta. Grupi olemusele ja mahu ühikule vastavalt arvutatakse igale elemendile ka nimimahu väärtus. Seinale küljepindala, vundamendile ruumala ja nii edasi. Seetõttu saab mahu ja ühiku parameetrid vaadelda edaspidi ühtse komplektina.
mahu arvestamise loogika on nii-öelda grupi külge programmeeritud ja see, milline maht mis elementidele arvutatakse, sõltub ainult sellest, millisesse klassi jaotamise valiku kasutaja ise teeb. Parimas teadmises kopeeritakse tüübi parameetrisse projekti järgsed tüübid, mis saavad nii-öelda EVS 885 neljandaks astmeks. Ehk näiteks siseseinad SS01, SS02, välisseinad VS01, VS02 ja nii edasi. Template'i rakendamise järgselt on uus property set nimega Simsalabim parimas teadmises täidetud. Kindlasti tuleb jälgida ka valideerimise reegleid. Täidetud parameetrid värvitakse läbivalt roheliseks ja puudulike väärtustega parameetrid punaseks. Valideerimine ei kontrolli väärtuse sisu, see ülesanne jääb kasutajale endale. Nüüd tasub kindlasti uuesti salvestada. Käes on hetk, kus sinised sammud formuleerivad tuttavaks tulemuseks. Saadud tulemustest ülevaate saamiseks avame table funktsioonis ettevalmistatud EVS 885 tabeli seadistuse. Kuna andmed on nüüd standardsed, siis ei ole seda tabelit muuta vaja ja sama tabel sobib kõikidele projektidele. Lisaks on selle tabeli ülesehitus ilmselt juba tuttav. Siinkohal tuleks kontrollida tabeli sisu ja kindlasti pidada meeles, et ühik ja maht käivad käsikäes. Mahu number on summeeritult õige alates 3. EVS astmest, sest sellest sõltub ühik. Ülemiste astmete mahu numbrites võivad olla jooksevmeeter, ruutmeeter ja kuupmeeter läbi segi, seega nendest tuleb mööda vaadata. Vajadusel saab kopeerida või kombineerida parameetrid tüübi parameetrisse property value editor või combiner tööriistaga või lihtsalt käsitsi parameetri väärtust täites. Sest see on justkui EVS 885 4. projektipõhine aste. Nüüd saame tulemused Excelisse eksportida. Template'i saab vajadusel oma käe ja ettevõtte vajaduste järgi täiendada. Näiteks, lisada gruppe, miks mitte lisada ise kindlale ühikhinnale vastavad 4. astme grupid. Viimane võimaldab ka ühikhinna lisamist mudelisse. Tõsisemate eelarvetabelite puhul saab tabelis funktsioonist liikuda BIM sheet'i, mis avab juba palju laiema Exceli maailma mudelis. Selles videos näidatud prototüüp on tehtud Tallinna Tehnikakõrgkooli ja TalTechiga koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia süsteemide ehk IKT meetme raames. Tarkonilt võib alati julgelt abi küsida, oleme kindlasti toeks. Siinkohal minu poolt kõik ning tänud vaatamast!